lapsed on meile kirju saatnud jälle, sa vaata nüüd ometigi, näe, kui toredad on niisugune suur ümbrik ja Taat, no kuule, Taat, tukud ju. Vaata, lapsed saatsid kirju. Kus mu prillid on? Sinu prillid on sul ees ju praegu. Näed, nii palju kirju, nii tissake, näed, tore. Käis ja vaata, kus nüüd on jälle lugemist. Aga mis sa nüüd tukud, kuule, sa pidid ju suusad ka ära tõrvama. Ja, kohe lähen. Mine ja hakka sina suuski tõrvama. Mina loen sulle ette. Siis saab 2 tööd ühe korraga. Mine sina sinna korraga. Ma sätin ennast siia. Paneme kirjad kohe siia laiali ja niimoodi, võtta. Ega sa ka minu prille ei näinud äkki. Kas ta sul peas ole? Ei ole minul peas, oota, kus ma nad enne jätsin. Ahaa, näe, prillid on siin. Nii, aga nüüd on käärega vist tarvis, millega need kirjad lahti teha. Näe, käärid leidsin ka üles. Kohe hakkame vaatama siis, mis need lapsed meile kirjutanud on. Jõuluvanale Emili kinks. Palun too mulle kitarr, mikrofon ja kõlar, sest mulle meeldib muusika. Emili kinks. Kui ilus suur joonistus, Taat, tule vaata. Oi, mis siin kõik ei ole. Sina lendad vist pilvedes kohe saaniga ja põhjapõder on siin ees. Kelle joonistas sulle Anneliis. Aga kandlale sa võiksid kinkida ühe ilusa Eesti rahvalaulu või laulumängu, et saaksime sellega rõõmustada meie kuulajaid, vaatajaid ka Lätimaal. Oota, ma vaatan, kas mul kannel on hääles üldse. Gustav, tuleta meelde kohe üks ilus lugu, mis neile saata. Ega siis sinna liiglastele igasugust lugu ka ei maksa saatma hakata. Kirke Tallinnast Vabaõhumuuseumi tee. Jõuluvanale ja päkapikkudele Lapimaale. Kuuled sa? Lapimaale on see tegelikult saadetud, aga näed, tuli meie kätte. Huvitav. Nojah, ja ju see Kirke siis ei tea veel, et Eestis ka jõuluvana kodu on. Kuidas seda peab talle teadvustama ennast, et Eesti jõuluvana elab ikka Jõgeval. Malinnas ja sa pead kirjutama, et päkapikud tegutsevad sul ka siinsamas Jõgeval ja muidugi üle Eesti.